Tere tulemast tagasi Tüügi lahtiste uste nädalale. Väga tore on teid jälle meiega näha. Täna vaatame, mida teevad Tüügi reaalsuune õpilased. Kas astume sisse? Tervist, õpetaja Ants! Tervist! Reaalsuule õpilased õpivad füüsikat rohkem. Miks seda füüsikat üldse vaja on? No ma alustan sellest, et tavaklassides on alles jäänud siis keskkoolis gümnaasiumis 5 kursust, aga Türi ühisgümnaasiumis reaalsuunal on siis 2 kursust lisaks. Üks 11. klassis ja üks 12. klassis. Aga milleks füüsikat vaja läheb? Paljudel niisugused väikesed mänguasjad on otsitud iPhone'ide seemneid ja istikuid ei ole leitud. Nendes kastikestes on matemaatika ja füüsika. Kas te pauku ka teete? No kui nüüd seda kunstvälku pauguks nimetada, aga pauku tehakse eelkõige keemias, füüsikas ikka jälgitakse, mõõdetakse, analüüsitakse. Aga kui te pauku ei tee, siis te katseid teete küll. No vahel ikka. Millised on sellised kõige populaarsemad katsed? No üks on see sama siin. Kunstäike. Nii, see 2 lisakursust füüsikas peaks andma üsna olulise eelise nendele, kes soovivad peale gümnaasiumi lõpetamist jätkata õpikuid kas Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis või kõikvõimalikes teistes õppeasutustes tehnilistel erialadel. See läks küll napilt praegu. Aga vaatame edasi. Kui mõned õpilased alles katsetavad ja üritavad ennast tõestada, siis teised sama tublid gümnasistid toimetavad juba päris teaduskoolis. Tüügi õpilased saavad oma teadmisi praktiseerida traditsioonilises mitmepäevases looduslaagris ning osaleda erinevatel õppekäikudel. Reaalsuuna valinud õpilane läbi matemaatika laiendatud kursuse õpib suunainele geoinformaatikat, keskkonnaõpetus ja joonestamist. Kui see kõik pole päris sinu jaoks, siis tuleb su valida kunstisood. Sellest lähemalt juba homsetes uudistes.